Võhmuta, nagu ütleb ka laulusalm Tuhanded külad, tuhanded talud, on üks nendest vanadest ja suurtest küladest, mis asub muistsel Järvamaal. Tänapäeval 2011. aastal kuulub Võhmuta hoopis Lääne-Viru maakonda Tammsalu valda ning on küla 2 maakonna piiri peal. Kuid Võhmuta omab väga suurt ja ajaloolist traditsiooni. Esimesed teated siinsest asustusest pärinevad juba 13. sajandist. Esmakordselt on Võhmuta asundust ehk mõisa mainitud Liivisõja ajal 1561. aastal, mil Võhmuta kuulus Karinu mõisa külge. Arvata võib, et ka varasematel perioodidel on Võhmutal elanud inimesed. Räägib ju pärimustekst, et Huntaugumägi on olnud kunagine muinaskihelkonna lõpekunne keskuseks. Meile tänini näha olev Võhmuta mõisaasundus kujunes välja 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul, mil Eestimaa mõisu, nõnda ka Võhmutat, tabas suur areng ja tõusulaine. Nimelt avanesid Peterburi kaubaturud ning mitmed mõisad said endale lubada palju uhkemat ning paremat elu. Tol perioodil valitses Võhmuta mõisa krahv Neroti suguvõsa ning uhkemaks märgiks tollest ajast võib pidada mõisaesisel väljakul asuvat auväravat. Nimelt on antud värav ainulaadne Eestis ning rajatud Napoleoni ja Tsaari Venemaa sõja mälestuseks. Teatavasti krahv Nerot ise ning tema 3 poega olid Tsaari armees juhtivatel positsioonidel ning just mälestuseks antud sõjakäigust lastigi mõisaõue see uhke auvärav püstitada. Võhmuta mõisa varasem areng ei olnud sugugi nii hiilgav, kui teised Järvamaa mõisad seda endale said lubada. Nimelt seisis mahajäämise põhjus selles, et Võhmuta mõisaasundusel puudus kindel omanik. Oli juba traditsiooniks saanud, et iga 5 või 10 aasta tagant panditi, renditi, müüdi või osteti Võhmuta mõisahoone koos maa- ja kõrvalhoonetega. Seega on Võhmuta kuulunud läbi aegade paljudele erinevatele aadlisuguvõsadele, alates von Rosenitest, Nerotitest, Tiesenhusenitest, Baumgartenitest, Zöge von Manteuffelitest. Nagu juba eelpool mainitud, siis Võhmuta hiilgaeg jäi 19. sajandi algusesse. Just tol perioodil 1810. aastal rajati ka Võhmutale uus ja uhke härrastemaja. Klassitsistlikus stiilis hoone oma 4 sambaga oli tolle perioodi aja Eesti üks kaunimaid ajastu ehitisi. Rikkaliku sisekujundusega hoone pärliks võib pidada pallisaali, kus oli uhke parkettpõrand, lopsakad inglikujud, uhked laemaalingud ning valged kahhelahjud. Sama uhked ruumid olid ka mõisa teistes tiibades asunud
eluruumid, töö ning igapäevaeluks mõisasakstele. Võhmuta mõisa viimaseks valdajaks oli aadlisuguvõsa Zöge von Manteufel. Peale mõisate riigistamist 1919. aastal antud mõisasuguvõsa lahkus ning Häärberisse paigutati Võhmuta 6-klassiline algkool. Võhmuta mõisa pallisaalis, mis antud filmil küll paistab väga hämara ning pimedana, on alles veel vana klaver. Nimelt antud muusikariista ostis Võhmuta haridusselts 1929. aastal. Klaver on väga ajalooline ka selle poolest, et sellel on teinud oma esimesed muusikaharjutused Võhmuta algkoolis õppinud tulevane muusikapedagoog ja dirigent, laulupidude kauaaegne juht Kuno Areng. Võhmuta algkoolis käisime siinsamas kuskil 3 kilomeetrit eemal minu sünnikohast. See oli 6-klassiline kool ja mul on sellest hea meel, et minu taat oli väike muusikamees, ta oli külapillimees, mängis viiulit ja meil oli pianiino oli kodus. Seda mina hakkasin juba väga noorelt seda plõnnima niimoodi. Ja Võhmutas oli väga head muusikaõpetajad, nii et laulmine oli seal väga au sees ja ühesõnaga seal ma eriti sain üks muusikast haridust nii palju, kui nad suutsid anda juba algusest peale. Võhmuta endisaegsest mõisarahvast on säilinud mitmeid legende ja kohapärimusi ka veel tänapäeval. Eriti teatakse ja meenutatakse Võhmuta viimast mõisahärrat Ernst Zöge von Manteufelit. Pärimuse järgi hüütud mõisahärrat rahva seas vilejüriks, kuna ta õues jalutades aina vilistas. Seejuures hoidnud ta oma pea hästi püsti, et poleks vaja alamaid näha ega nende tervitust vastu võtta. Kord talvel tulnud vilejüril himu jänesepraa järele
et ta olnud ka kohaliku vallakooli vanemaks, siis käsutanud ta selleks koolipoisse jänesejahile. Koolmeister olnud küll vastu, aga midagi polnud parata. Nii läksid ühel päeval koolipoisid metsa härrale jäneseid välja ajama. Igale poisile anti 2 puutükki kätte, mida pidanud vastamisi kokku taguma. Nii piiratud mets pooleks sisse, et pluuglõbin ja kolin ajaks jänesed otse härrale püssi ette. Suurukese saak oli, aga pärast seda oli lugu ajalehte teataja üles pandud. Härra lugenud seda ja vihastanud, mis hirmus. Lehes olnud pitser juures. Poistekari kui koerad metsas puutoikad käes. Lehes seisnud veel, et hiljem andnud poistele tasuks härra viina. Seepeale härra aga vihastanud. Miks nad seal lehes valetavad ka veel? Poistele jagati selle eest hoopis õunu, mitte viina. Võhmuta mõisaproua on pärimuse järgi olnud ka väga range ja nõudlik. Nimelt olevat ta pannud teenijatele kellad kaela, et siis kui teenijad teeksid tööd, kuuleks mõisaproua kellade helinat. Teenjatüdrukud aga olid kavalad ja lihtsalt helistasid kella ja rääkisid omavahel juttu ning istusid. Mõisaproua aga kuuldes kellade kõlinat arvas, et teenijad kõvasti teevad tema elamist puhtaks ning oli ise südamest väga rahul. Ei aimanud ta, et talutüdrukud teda petavad. Võhmuta mõisahoones paiknes kohalik algkool kuni 1960. aastate alguseni, mil kool laste väikse arvu tõttu suleti. Häärberisse jäi alles Tammsalu sovhoosi harukontor ning vabanenud ruumidesse tehti korterid sovhoosi töölistele. Ajapikku on Võhmuta mõisast läbi käinud väga paljud perekonnad ning selle märke on näha mõisas viibides igal sammul. Eesti Vabariigi taastamisega Võhmuta mõis on vahutanud mitmeid kordi omanikke, kuid päris tõsise taastamistöödeni ei ole siiamaani veel mitte keegi jõudnud. Võhmuta mõisa unikaalsed kõrvalhooned on tänapäeval peaaegu et täielikult hävinenud. Vanat aega meenutavad vaid müürid ja vanemed endisaegsetest hoonetest. Pargi serval püsib veel viinavabriku asukoht, kus seisavad püsti müürid ning vana kolhoosikuivati varemed. Kaunid tiigid pargi südames on enamjaolt rohtu kasvanud ning tänapäeval peaaegu äratundmatuks muutunud. Mõisa avakaariasel paiknenud ait ning tall-tõllakuur on hävimisjärgus. Ühes neist hoonetes tegutses Eesti Vabariigi aja lõpul ning Nõukogude aja alguses kohalik
külakauplus ning meierei. Tänapäeval on aga need ettevõtted juba aastakümneid olnud suletud. Suurimaks tööandjaks koha peal on Võhmuta põllumajandusühistu, kus kohalikud inimesed saavad tööd ja leiba. No see on jah juba ligi 80 aastat tagasi, kui ma siin ilmavalgust nägin ja sündisin taluperemehe pojana siin Metsamõisa naabertalu. Ja minu isa oli küllalt haritud mees tolle aja kohta. Oskas vabalt vene keelt rääkida kirjas ja sõnas ja oli siin enne sõda vallavanem, esimese Eesti Vabariigi ajal Võhmuta vallavanem. Ja Võhmuta algkoolis käisime siinsamas kuskil 3 kilomeetrit eemal minu sünnikohast. See oli 6-klassiline kool ja mul on sellest hea meel, et minu taat oli väike muusikamees, ta oli külapillimees, mängis viiulit ja meil oli pianiino oli kodus. Seda mina hakkasin juba väga noorelt seda plõnnima niimoodi. Ja Võhmutas oli väga head muusikaõpetajad, nii et laulmine oli seal väga au sees ja ühesõnaga seal ma eriti sain üks muusikast haridust nii palju, kui nad suutsid anda juba algusest peale. Ja see oli niisugune tore küla, kus oli 28 talu ja igas talus oli siin
tööjõulised inimesed, ütleme 3-4 tükki, pluss vanad inimesed, pluss lapsed, nii et aga nüüd kahjuks ei ole siin külas enam läbi aastad mitte kedagi elamas. Ja muidugi Metsamõis oli väga tore, mõisapark oli kena, 2-korruseline härrastemaja hoone, tamme parketid ja kahvelahjud, mida ma käisin seal vaatamas ja mitu korda isaga käisime seal külas ühesõnaga. Ja ma mäletan 39. aastal siin Manteufflite suguvõsa üks järeltulija oli siin, elas, see läks Hitleri käsu, Hitler kutsus nüüd 39. aastal ära. Ja siis ostis selle, ma ei tea, kas ostis või sai selle mõisas, Metsamõisas sai Adler, Arnold Adler, kelle pojaga, Jaak Adleriga me käisime Põmmute koolis, tema oli minust natuke noorem. Ja Priit Adler nüüd siin üritab midagi teha ja kahjuks on see mõis ära lagastatud, seda praktiliselt ei olegi üldse, seepärast et siin oli vanade kodu oli ja pärast seda, kui Arnold Adler lihtsalt hukati siin 50-ndatel ja siis pärast seda tuli siia vanade kodu, oli siin aastaid sees, mäletan. Ja vaat see on väga segased asjad, mis pärast need vanad siit välja lööksid ja mis pärast, kes selle maja ära rüüstas tegelikult ja laiali tassis kõik need parketid ja värgid ja kahvelahjud, mis seal sees olid väga väärtuslikud ja ma tean seda, et isa rääkis, et selle maja lahutamisega olevat väga raske, ta oli nii pealt hästi ehitatud, et isegi ei suudnud traktorit ega ei suudnud ümber lükata niimoodi. Aga lõpuks saadi ta siiski jagu ja noh, ma ei oska öelda, mida Priit Adler siin suudab teha, aga minu mälestus on jäänud see üks väga toredav kohana, mis oli ühesõnaga Võmuta mõisa karjamõis, nagu räägiti tol ajal. Ja kahtlemata need olid niisugused punktid, mis tol ajal Eesti Vabariigi ajal ühes oli kool ja teises oli, noh, elati ja küllaltki korralik põlluharidus oli seal sees. Nii palju ma näeta sellest poisikse põlvest. Hiljem ma läksin Rakvere keskkooli, lõpetasin selle ja juba pärast läbi konservatooriumi sai minust koorijuht ja nii ma siis olen elanud seda aja ja koori juhatanud ja iga suvel tulen siia ikkagi võimaluse korral vaatama ja poisikse põlve meeles pidama.